Jõu. Jõu. Täna mõtlesime, et täna on Shinnig Day laupäev ja Kati ütles, et Miss Marlee, Jim Sarki abikaasa, ütles, et tema leidis poest üks huvitava proteiinipannkoogi jahu, aga nemad tegid, aga jube nätsked tulid, et kas nad ongi siuksed nätsked või aga et seda probleemi nüüd nagu lahendada, siis ma andsime väljaõppinud koka kätte, kes selle prooviks ka ära küpsetada, et kuidas see pannkoogid siis tegelikult on, tegemist on mingi Herkulesi proteiini pannkoogi jahuga on või? Ja seda saab Selverist. Seda saab Selverist, hinda me ei tea. Sellepärast, et vaata rikkurid on sellised, kes hinna silt ei vaata, Kati ostis. Ja siin on ühesõnaga makrad on sellised, et rasva, ma vaatasin, oli siin 5,9, mis iseenesest, kui mõtelda pannkooki, siis on juba suht vähe. Süsivesikuid on 50,9 ja proteiini on 31,3. Et siin paki peal on kirjas 31% on proteiini. Ja Kati siin küpsetas neid. Sellised nad tulid. Kuidas sa neid tegid siis? Kas sa lihtsalt segasid jahuveega või? Ei, seal on, see on ka tegelikult pärmitaigen. Et ma päris kõik ära ei teinud. Sellepärast, et Marlee ütles, et need ei olnud eriti head, siis ma mõtlesin, ma päris tervet pakki ei tee igaks juhuks. Et põhimõtteliselt... Mis mõttes nad teadjad, kas sellepärast, et nad ongi nagu tallanahad või siuksed paksud või ei jäänud siuksed kohevad? Nätsked ja siuksed, ta ütles, et nagu tallanahke. Et lihtsalt segad jahu veega on seal küll, mina enamus panin piima. Sest ma mõtlesin, et kui juba Marlee ütles, et need on hästi nätsked, et äkki siis see piimaga on kuidagi paremad. Et ma panin umbes 70-30 suhtes. Jah, et ühesõnaga siis siukene pakend võimalik osta jälle superfitnessitel ja kulturistidel, et oma keha võimalikult siukseks kuivaks ja suureks ja fitness ajada, siis tuleb süüa siukesi proteiinitooteid. Aga et pannkoogid või maitsvamad oleks, siis meil on siin erinevaid kastmeid, ma ostsin karamellikastet, seda ma ostsin küll Selverist, mingi vaniljekaste, need ei ole kalorivabad, siis karamellikaste, siis on lihtsalt pohlamoos ja siis on ka üks kalor-free kaste, karamell ja šokolaad koos. Ja mis on nagu maailma kõige parem kalorivaba kaste üldse minu meelest, nagu tõesti väga-väga hea. Seega ise keegi otsustab, millise kastme nad tahavad, siis kuidas me siis teeme, kõigepealt maitseme niisama. No maitseme niisama jah, et... Siuksed õhuksed, ega väga kohevad need ei tundu. Nii et... Ja tegelikult on see, et kuna tegu on pärmitaignega, siis seal on kuiv pärm on juures, segad selle kokku ja siis tuleb seista lasta mingi 15 mintsa umbes kuskil soovitatavalt soojas kohas. No, mida te ütlete? Kusjuures, kui ma midagi küpsetan, siis mulle meeldib õudselt nagu taigent nagu limpsida alati ja kaussi puhtaks limpsida nii. Ja taigen oli seal küll väga hea. Aga lõpp-produkt siia vastu kõige parem minu meelest ei ole. Ma ei tea, mul käib nii hambad läbi, ma mõtlesin, et kui talanahkan, siis nagu eriti nagu... Ta ei ole nagu mingi väga nätske, et ma ei oska öelda. Ta on hästi õhuke nagu. Tulid, aga ta on lihtsalt nagu selline, minu meelest siin on aru saada nagu just seda, et ta on nagu see proteiini mingi stuff, et on selline. Aga siin on ka nagu, et kui ma seda ilma kasmeta söön, siis ega ta ei ole halb, aga ta ei ole ka minu meelest selline. Ta ei ole ka soodane pannkooks, samas ta ei ole ka mingi eriline maitselamus. Neutraalne täiesti. Siukest nagu magus või siuke ta ka ei ole. Et siuke pigem on siuke natuke neutraalne, õrnalt nagu magus võib-olla. Vist või? Pigem magus kui soodane. Ma isegi ei oska öelda, kui aus olla. See on lihtsalt siuke neutraalne. Jah, nii et
et ma ei tea, palju nüüd siis sellest videost nüüd targemaks saite, et. Ma proovin kastada. Ma ütlen muidu seda ka, et seda ei pruugi kindlasti igas Selveris olla, et mina sain selle Tondi Selverist. Ja see oli proteiinitoodete letis, mitte kuskil pannkoogi jahude juures. No, kuidas see vaniljakastega tundub? Kui ta maha veel jahtuvad, kui ta siin natuke jahtud maha on, siis nad on niisugused. Tegelikult on siin paki peal minu meelest nagu kirjas see, et nad on nagu krepid jah, nad on proteiinikrepid ja tegelikult krepp ei peagi olema selline nagu tavamõistes siuke kohe või magus pannkook, et noh, kui nad nagu krepid on, siis et minu meelest nagu idee poolest nad tuleks nagu hästi õhukeseks küpsetada, et sa panedki hästi vähe taigent. Siin on juba vist maitse meel, et nagu ühesõnaga midagi hullu ei ole, saate oma proteiinid kätte, ilmselt ka supervormid ja. Aga ma eelistan ise siukesi magusaid pannkooke, ma saan magusaid ja kohevaid pannkooke. Aga noh, siis ega nendega jälle vormi ei saa, vaata see on see häda nagu noh. Nii et kui te tahate jah, ikka vormis olla, siis te peate sööma seda sügavalt maitsetud toitu ja tegema seda vastikut trenni ja kalari tugema, ega see lihtne ei ole, nii et loobuda parem. Ja ega see ei ole lihtne, sellepärast, et ka siis saate ta sõimata täiega, et te näete lihtsalt nii fucking rõvedad välja. Katja on nii liige põhjus olnud. Ei, ma ei ole. Talle öeldi, et tal on liiga kuivad kõhulihased. Solvunud, ma olen lihtsalt õhtu otsal lõbustanud nende kommentaaridega. Ja see on lihtsalt nii naljakad. Et inimesed on lihtsalt. Inimesed võiksid rohkem enda elu elada ja endagi rohkem rahule. See on lihtsalt. Sa pead olema õnnetu, sa pead meeldima kõigile teistele inimestele. Siis... Ei, lihtsalt see on minu meelest nagu, mind absoluutselt nagu ei solva mingisugused, et see on nagu. Aga lihtsalt ma tegelikult küsisin ka ühelt inimeselt seal, kes nagu noh, ma ei tea, mida iganes kommenteeris, rõve, pole, noh, nii edasi. Et tänaval nagu ka sul tuleb mingi, ütleme, et kui tänaval sul tuleb ülekaaluline inimene vastu, et miks sa siis ei lähe ütle, et kurat, sa näed ikka nagu täiesti nagu rõvedad paks välja, et miks sa midagi ette ei võtta. Et suht tugevad pannkoogid on, aga sellised tallanahad, ma ei oska öelda, ma ei ole tallanahka söönud, aga Maralee võib-olla vaata ta näritada tallanahka kohe. Võib-olla ilmselt. Aga proovime siis ka nagu teeme täiesti nagu fitness tooted, paneme proteiini pannkoogile kalorile. Aga mina panen seda, kas et degusteerime selle kasme ka ära, mingi ülitugevad maitsed ei ole, mul tundub, et nüüd, kuidas siin nüüd kalarajas on nagu, et. See on lahjem. Et mul tundub, et see kalarivabad mingisugused vaniljakasmed on veel tugeva maitsega kui näiteks need siin, mis ei ole otseselt ju kalarivabad. See on ikka päris nagu suhkur. On ju? Jah. Siin on 77 grammi süsikaid. Et ta on ikka korralik nagu karamell. Lüüsnud täiesti. Selle moosiga ka, sellega pole proovinud veel. See karamell on jah tugeva maitsega, vanilja küll väga tugeva. Ühesõnaga. Ma ei oska öelda, mis te selle teadmisi peale hakata, aga. Siuke toode on turul. Jah, kuna tegelikult Marlee ütles, et oleks tore kellegi teise arvamust ka kuulda, et temal tulid suht kehvad, et siis äkki ta tegi midagi valesti või nii, aga ma arvan, et sa ei teinud midagi valesti. Jah, aga natuke peab paremini õpetama küpsetama küll, vaata, siis ei ole päris talanahka. Ei tea ju, kuidas ta neid küpsetas, aga pannkooki küpsetatakse ikka panni peal, nii et ma arvan, et ta mingit raketiteadust seal ei teinud. Jah, nii ma ütlesin. Ja. See kõik see proteiin ja trenn ja see kõik puhas pask. Elage lihtsalt elu nagu. Ja. Reinhard. Mul on palju suurem piitsa. Näete, vägivald käib siin peres.